paistnud, vaid see palli kaotusel tulnud kõigil Eesti mängijatele. Keskväljal viga ei ole, kõik mäng käib edasi ja Messi lööb neljanda. Lionel Messi esimest korda oma kaotuse karjääris lööb neljanda värvel 4 väravat ühes mängus. Kõik eelsele vigistatakse viga, eeldas seda Argentiina, eeldas Eesti. Lionel Messi kadus võimalus ära ja lööb 71. minutil seisuks 4-0. Keskväljal seal erinevad valmis, välja see väljaku peal on õhupallid Šveitsist. Peakohteri Kuus Schneider annab Henrik Pürgile käsu, et Mati astuda, seda teevad nii Henrik Pürg, Rigonen, Mets ja Argentiina mängijad sellega on nüüd kõik tehtud, sellega on kõik saanud ning kohtumine on siin järgse ära. Lionel Messi peale palli mängu ning Argentiina oma helesinise valge triibulistes kuulsates vormides ja lõpuks hüppab ja Eesti müür teeb oma töö ära, blokeerib selles olukorras Lionel Messi karistustöögi, küll aga teenib siit Argentiina oma esimese nurgalöögi selles kohtumises. Meesi veel valvama juurde, seal oli Mati Igonen korraldus välisin ümber. Messi tsenderdus väga valla, Igonen saab 2 rusikat vahel, aga palli mitte liiga kaugel ära klaaritud karistussamas Argentiina rünnak jätkumas. Riigib vallaku lähe Joaquin Correa, seda nurgalöögi lüüti seal Gomezega lahti. Seal lõpuma peab söötu mängida, tuleb ja Mati Igonen tuli seal väravast välja koostöös Keisel Jooviga, nad selles olukorras niitsid maha Seia, mis ta mees, kes on pikali on. Niimoodi ongi ja sealt
paremale Eesti vasakule ääres, veidikene ruumi oli ning sinna kaudu prooviti mängu sokutada, aga nüüd tuuakse hoopis vasakule, kus Messi leiab suurepärase sööduga eest Acuna tsenderdus karistusalasse, Karol Mets lööb selle klaariks, pall McAllisteril, McAllister lööb kaugelt ja mall lähedal 2-0, aga Matvei Igoneni ei ole vaja praegu teist korda palli võrgust välja noppida. Alexis McAllister, Inglismaa Premier League nõudis, et mitte liiga kokku vajuda ja Argentiinal liiga põlpsaid olukordi linkida, seal lööb Sergei Zenjovi vastu, selja tagant tullakse vägagi hoogsalt sisse ja karistus lööb taas kord Eestile. Määrusi rikub selles olukorras Alejandro Gomez, söödule saab seal jala vahele Julian Alvarez, Alvarezil karistusalas kaks optsiooni oli, kuhu tsenderdab nüüd Paul, madal pall kasti, jala paneb vahele Soomets ja nurgalöök number 4 Argentiina meeskonnaga. Täpselt 20 minutit on seda kohtumist siin El Sadari tsendele. Samuel Molina hetkel Argentiina kõige alumise mehena, vasakul Alvarez, Acuna tuleb kaapi, Alvarez lööb ise, Igonen unistab, aga müüa. Vaatsin ta poole, see oli 20.00 kenasti kirjas, et nüüd on kell taas tööle saab 25 minut käimas. Sergei Zenjovile sööd kaitseliida, Zenjovil võimalus, aga tuleb väravast välja selles olukorras ka Armani, Franco Armani ning hoiab selles olukorras ära Eesti värava sündimise. Franco Armaniga oli Sergei Zenjov seal 1-1 olukorras, seda Argentiina survet Eestil kaks korda lootust tekkinud. Zenjov oli täitsa 1-1 olukorras, käit peaaegu ka, aga löögile ei õnnestunud tal minna. Siit ka Argentiina tuleb taas ning Maxim Baskotši saab jala vahele ja klaarib selle palli enda väravalt ära, mille siis Joaquin Correa sinna teravalt oli sokutanud. Gomez, Messi. See on nüüd keskel Soomets teeb vea, kannatada saab Rodrigo de Paul ja Luuramees võttis Atletico mehe maha, Miller läks taas kord minema. Peab arvestama Igonen ka võimalusega, et Lionel Messi lööb sealt peale. De Paul samuti palli taga, mängitakse lühikeselt lahti ning tuleb Gomezet tsenderdust trahvikasti, pall põrkab seal mängijatest läbi ja lõpuks põrkab ta Betseiast Igoneni valdusesse. Kuigi oleks võinud põrgata ükskõik kuhu, aga pall suudetakse ikkagi ette viia ning nüüd on seal võimalus Mattias Käidil ja abiks on ka Erik Sorga. Käit 1-1, Käit olukorras, aga ei saa löögida, vaid astub sealt niimoodi vahele Nahuel Molina, et takistab ära Mattias Käidi soolo vastase trahvikasti suunas ja nüüd järgmine pall, mida prooviti Artur Pikale mängida, ka enam pärale jõudnud. Argentiina kaitsetöö oli selles olukorras piisav, kuigi oli seal Eestile taas kord üks ohumoment tekkimast vahel. Saab jala vahel, aga pall põrkab McAllisterile, sealt omakorda Messile, Messi tuleb Eesti trahvikastile lähedale, sööt, aga Karol Mets saab selle Alvarezile lühitud palli klaariks löödud. Alejandro Gomez, tema vastas Sergei Zenjov, asenduse poolest ründajaga teeb väga palju kaitsetööd, tsenderdus karistusala tagumisse serva ja Artur Pink ennetab seal äärekaitset Nahuel Molinat, kes oli kaugelt rünnakul lülitunud, lööb palli üle otsajoone ja viies nurgalöögast omakorda oleks mingi olukord võimalik tekitada, pole Eesti seni saavutanud, aga see on kindel üks lahend, mida tehakse. Siin on Argentiina superšans ja lööb üle selles olukorras, suluseisu vipp on ka püsti. Joaquin Correa pealelöök Matvei Igoneni vallatavast väravast üle lendas, aga enne seda fikseeriti sealt Argentiina meeskonnale abikohtuniku Pascal Hirtselli poolt ka suluseis. Miks sa sealt kätte ei võtnud, aga ei võtnud ja Argentiina on omakorda juba rünnakul ja Lionel Messi käes on pall, Messi leiab söödud kastid De Pauli, Messi ootab, vaatab, lööb ise ja napilt mööda lööb. Lihtne on see jalgpallimäng, kui nii hästi seda oskad. Nagu Lionel Messi. Voolab sujuvalt üle väljaku, ilma erilise näilise. Messi, Molina sööstab, Messi mängib aga teise äärde, kus on Acuna, kes võidab kõhuduelli ja Igon vaatab, kuidas pall läheb väravast mööda. Veidikene üle 1 minuti esimese poole lõpuni, 44. minut saab kohe täis. Seda puhku Iliste. Keskele McAllisterile, keskaitsjalt ei ärgaitse Molinalt peale, röök võtab Ricochetti ning nurgalöök number 7 Argentiinale kohtumise 40. minutil. Nurgalöökide osas Argentiina juhib siis 7-0 Eesti vastu. Messi. Hästi Acunale, Acuna võtab palli omaks ja lööb, aga suluseisu vipp Eesti õnneks on taas kord püsti. Teniste ja pürgi tagusesse taskus, aga argentiinlased olid esimese
Paul praegu näeb võimalust kiiresti tulla ja tuleb ka ja leiab keskelt omakorda Gomese. Gomes sätib palli Messile ja seal on šanss ja 2-0 Lionel Messi lööb taas ja 45. minutil asub Argentiina meeskond seda kohtumist 2-0 juhtima. Keskväljalt Rodrigo de Paul oli võimalik praegu kiiresti purjetada ja ta tuli sealt Eesti liinidest läbi. Kiired söödud vabastasid karistusalasse Lionel Messi, kes ei väärata, vaid realiseerib šansi külmavereliselt ning viib Argentiina seda kohtumist 2-0 siin El Sadari staadionil Pamplonas juhtima. Ei õnnestunud Eestil minimaalse kaotusega võidetusruumi saada. 40 sekundit peale Molina ja kohtunik Urs Schneider lõpetab esimese poolaja, mille Argentiina võidab 2-0. Lionel Messi 8 minutit penaltist, siis tuleb rünnakule Henry Anier. Argentiina paistab, et jätkab põhikoosseisuga, aga Eesti toob siis rünnakule värsket jõudu ja värsket jalga Henry Anieri näol. No hay cambios en la selección argentina, pero sí uno en Estonia. Salió el 10 Sergei Senjov, ingresó el número 8. Anier Henry, delantero, 25 años, juega en el Muangthong de Tailandia. Ja kohe vabatusega proovitakse see pikk pall, mille sealt teele pani, oli ebatäpne. Molina, De Paul, Messile. Messi omakorda Alvarezele ja sealt Argentiina proovib seda rünnakut kokku nõeluda. Sööd Messile ja Lionel Messi kübaradrik siin Pamplonas on sündinud kohtumise 47. minutil ning 2012 Šveitsi vastu, 2012 ka Brasiilia vastu, 2013 Guatemala vastu, 2016 Panama vastu, 2017 Ecuadori vastu, 2018 Haiti vastu, 2021 Boliivia vastu ja nüüd 2022 Pamplonas El Sadari staadionil ka Eesti vastu. Tegemist on Lionel Messi koondise karjääri 8. kübaratrikiga ning ta viib Argentiina meeskonda seda teise siin palli karistusala suunas Eesti ja sealt Alvarez lõikab ennast läbi Igor Tõrv. Julian Alvarez sai selle lahtise palli karistusala juurde enda valgudesse, tuli hästi sisse ja lõi peale, aga Marti Igor Tõrjus see pikk olid seal kaitselised otsast vast poolsada Argentiina algas ja 20 000. Messi otsib ennast löögile ja eestlased proovitada mitmekesi takistada, aga see lähevad mujale avused ja Rodrigo de Paul lööb tagapostist Eesti läks nopib mööda. Seis jätkuvalt 3-0, aga teist poolaega on Argentiina võtnud väga isukalt ning otsib siiski sealt neid võimalusi. Üks värav oli juba ära löödud ning niikuinii vastas surva ja kui Argentiina veel värskust ka juurde lisab, siis on olukord veel kehvemini siin Soometse selja tagant lõikab ennast vahel Gomes sööd keskele ja suudab Mart Reigonen selles olukorras Eesti meeskonna päästa. Sealt 4-0 väravat ei tule, Julian Alvarez ei saa kirja oma koondise karjääri teist väravuse mängu asakus äärde Karol Mets. Mets leiab keskel Mattias Käidi, Käidil on võimalik, aga ei saa esimesega löögile. Käid läheb kiirusega kasti ja lööb peale sealt, aga lööb üle selles olukorras ja nüüd Eesti mängis kannatlikult, otsis oma võimalust ning Argentiina intensiivsus oli selgelt langenud ja selle toel Eesti on nüüd suutnud paar positsiooni Eestis otsitakse nüüd Messit ja seal on suuruseisus tuleb olukorras nagu Molina. Liitunud Eestilt tulemas 4. vahetus ning silma oleks paistnud, vaid see pallikaotusi tulnud kõigil Eesti mängijatele. Keskväljal viga ei ole, kõik mäng käib edasi ja Messi lööb 4. Lionel Messi esimest korda oma koondise karjääris lööb 4. värava, 4 väravat ühes mängus. Kõik eelsele vigistatakse viga, eeldas seda Argentiina, eeldas Eesti. Lionel Messi on võimalus ära ja lööb 71. minutil seisuks 4-0. Keskväljal seal erinevad mängijad Ken Kallaste ja argentiinlased vist eeldasid ka, et seal võetakse viga Eestile. Jätsid ka mängimise järele eestlased eeldasid, võetakse viga, aga kohtunik Urs Schneider lubas mängul jätkuda ning Lionel Messi lööb 71. minutil 4-0. Karol Mets on kuul, midagi päästab, aru sai, et midagi on Moskotši ja Valgi vallata, on mõnitab funktsiooni ette võtta. Aga Argentiina lentsib väga ohtlik, mitte kuus. Kahju siin palli ja Komese minast minema. 75 minut saab kohe täis. Argentiina juhib 4-0. Jätkuvalt seda maavõistlust Eesti vastu Pamplonas El Sadari staadionil. Messi tsenderdus trahvikast ja seal on Argentiina võimalik lüüa 5.
valdav on muidugi suur. Mängitakse püüdlikult, proovitakse, tehakse kõik nagu ära, 2 tähtsat plokki õnnestub ära teha, aga siis ikkagi sellest ei piisa, ikkagi võtab palli esimesega omaks, Sinjavski on seal ootamas, Sinjavskil on võimalik siit ju löögile minna, Sinjavski lööb ka, aga argentiinlased blokeerivad. Jah, soomlased jõuab olukorda, aga Alvarez seda saab üles ja leia, Alvarez toob Argentiina rünnakule, vasakut äärelt tuleb terav pall värava alla ja seal nüüd pall langeb selles olukorras Dybalale, kelle peale löögile saavad eestlased jala vahele põristada, kui seal vist Karol Metsmees, kes palli valdamine 73-27 Argentiinale, seega Messi tuleb seal Konstantin Vassiljevist mööda ja Matri Igonil seda puhku 1-1 olukorras Lionel Messiga jääb peale, suudab seal jalaga palli, Messi tegi tühi ning Kallaste, Mets, Vassiljev, kus ka sööstavad sinna tagasi appi, et Alejandro Gomez aktsioon ära hoida, terve löök ette nurka, aga suudab Matri Igonil selle tõrjuda, nurgalöök number 9 Argentiina koondisel tuleb. Matri Igonil on 5 palli, pidanud täna võrgust välja võtma, aga on ka tõrjeid päris palju teinud, staatuse, võimsuse, festival ja Messi keerab sealt ennast Markus Soometsast mööda, keerab ennast mööda veel Robert Kirsist, leiab sealt kaaslase ja uustest leitakse Messi, Messi proovib 6. Maskotši blokeerida. Kõige säravamate sekka kuulub selle üle vaielda, aga meelde jääb kahtlemata andnud. Lionel Messi kõige resultatiivsem mäng Argentiina koondisest on tõsiasi. Argentiinal on seal see pettemüür, Igoneli häiremüür ette tehtud ja Messil on võimalik lüüa 90 minutit on täis tiksunud. Messi on võimalus lüüa selles mängus oma 6 värav, keerutab, aga lööb üle. 6. ei tule. 6. ei tule. Lähedal kohtumise lõpud ja see kohtumine ongi lõppenud. Chelsea'st peakohtunik Bruce Schneider matši lõpetab. Argentiina on võitnud selle mängu 5-0 ja üks noor jalgpallisõber on juba ka väljakule jõudnud. Lionel Messit kallistama, temaga selfit tegema, sealt tuleb neid teisigi. Turvamehed võtavad ennast väljakul korda ning proovivad pealtvaatajaid eemal hoida. See on Argentiina koondise mängude puhul tavapärane, et lõpukirja järel Lionel Messi suunas seal fännid väljakul sööstavad. Ta on sedavõrd erakordne kuju, ta on sedavõrd fenomenaalne tegelane, et ta paneb inimesi käituma irratsionaalselt.